hommikust! Tere hommikust! Mina olen Sigrid. Mina olen Kaja. Ja mina olen täna pigem koor. Mina olen kindlasti pigem koor, aga siukest hommikuhapusust on, kui sa püüad minu drifti. Okei, ma saan täiesti aru, ma olen umbes samas kohas. Jaa, aga tegelikult aga koor on siukene, ma ei tea, kas on siukene prefrontaalne korteks, mis on valmis saanud, aga mul on olnud nagu teadlikult nii tore viimased paar päeva, et ma nagu ei lase seda hapusust sisse. Aga täna hommikul ärgata, kuigi praegu on ka veel hommik. Natukene oli valus, ma ütlen sulle ausalt, natukene oli hinge sees valus. No meil on ka päris kiired paar päeva olnud, need esimesed aprillipäevad on olnud päris tihedad. Absoluutselt. Aga meie õnneks on pikk nädalavahetus. Absoluutselt. Alustame nii, nagu munadepühale kohane on, on ju? Hakkame koksima. No ma võtan selle koore siis. Ma siis võtan hapu, jah. Nii, kas... Ja sa koksi mind. Wow, girl, tere hommikust! Nii, ma ei tea, kas sellel on mingi strateegia, ma olen väga võhik sellest, ma ütlen ausalt, munadepühad ei ole minu lemmikpühad, aga 3, 2, 1... Ja, munadepühad ei ole mu lemmikpühad, ma kaotasin. Okei, aga tegelikult aga kas siis sina koksid mind? Jah, sest kui esimene kord ei lähe hästi, siis võib aega veel proovida. Nii. Okei, no sellest I just died. 2 otsast. Aga see on väga ilus metafoor, et täna on ikkagi koor võitis. Koor võitis ja hapu siin on in shame siin selle munatopsi sees täiesti. Ta ei tea üldse. Kuule, aga... Tee väike intro sellest, et mis me viimastel päevadel teinud oleme. Aprill tegelikult on üldse olnud ju kõige paremas mõttes lappes. Hei, mina 1. aprillil sain teha iga eestlase lemmikasju, mis on sõita Tallinn-Tartu maanteed 1 päeva jooksul 2 korda, mis on täpselt nagu 2 korda liiga palju. Aga õnneks tegelikult oli fine, aga siukene udu ja pime ja ma ei tea, kuidagi nii raske on minul endast nagu fookuses hoida seda. Aga samas kohtasin Varba-Kiiksu päris elus, see oli väga lahe. Nad on toredamad, nende hääled on madalamad ja nad on pikemad, kui sa arvaksid. See on kõik, mis ma korrigeerin enda visiooni nendest praegu. Väga hästi, võta hetk. Aga siis juba hüppasimegi 2. aprillini, mis oli 4 päev. Ja kus me käisime neljapäeval? Me käisime jälle kultuurikatlas. Mis on kriminaalne. Ma pean ütlema sõna jälle, sest ma tean, et sul on suhe kultuurikatlaga. Mul on täiesti vasti, ma alustan mässu. Okay. See siukene mis on Jüri ülestõus, aga kultuurikatla vastu, sellepärast, et väga tore venue, kus käia kord aastas. Aga ma arvan, et ma olen sel aastal 5. või 6. korda ja nagu mitte üldse pidudel, aga lihtsalt Eestis ei ole neid asutusi, kus teha siukseid suuremaid üritusi. Ja mul tegelikult üks klassiõde ütles, et tal oli uusaasta lubadus aasta jooksul mitte kordagi sattuda kultuurikatlasse ja see on nii nunnu mu meelest. Sellel aastal on raske, sest me oleme koos käinud juba 2 korda, on ju? Ja, aga kus me siis ma arvan, et on väga hea aeg sisse juhatada meie esimene segment, mis on Kultuuriminutid. See toimus meie peas nii palju varem. Absoluutselt nii. Esimeses segmendis me tahaks rääkida üliikoonilisest laivist, kus me käisime. Mis oli Meeliku ja Arkpardi kollääb ja kogemata oli ka lihtsalt Gustav Adolfi gümnaasiumi mingi kooli kokkutulek, mis selles suhtes on nagu väga lahe, et minu meelest ma nagu väga-väga hullult ei tunne, et Eestis on seda nii-öelda koolikultust, on ju, et USAs on mingi see, et see on mingi inimesi maetakse ka nende mingi ülikooli pusades. Et just Eestis seda... Ma lõpetasin selle lause nii teistmoodi enda peas, aga okei. Aga on ju niimoodi, aga ma ei tea, mul oli nii kuidagi positiivne, tore tunne ja nii palju tuttavaid oli ja üldse mina arvan, et me mõlemad seisame selle eest, et rohkem majast välja, rohkem kontserdid ja see oli tõesti üks paremaid kontserdeid, kus ma olin üle pika aja käinud. Me lisasime loomulikult sinna lustakuse taseme, et või mul on lihtsalt mingi kiiks praegu, et tahaks teha rohkem asju, mis ei ole loogilised, aga on lustakad. Ja siis me printisime oma Arkpardi piletid välja ja kleepisime kummipartide peale. Ja need Arkpardid või Aratpardid või kuidas iganes sa seda ütled, käisid meiega siis terve õhtu kaasas. Kuni hommikuni välja tegelikult. Kuni hommikuni välja ja nad tulid Leedust, nii et ma arvan, et see siseturismi, Balti sisemist turismi promomine on ka väga suur hingeasi.
aga teisel meil hakkaski õhtu siis nii, et meil oli väike DIY kokkusaamine, kleepisime enda piletid sinna partidele ära, läksime Kultuurikatlasse ja siis esimesena tuli lavale Meelik. Kus sa Meeliku avastasid või mis sinu Meeliku lugu on? Minu Meeliku lugu on see, et eelmisel aastal mu sõbranna helistas mulle. Juba õudne. Helistas mulle õhtul ja ütles, et kuule, et ma sain ühed piletid, tunni pärast algab kontsert, küsisin kellele, ta ütles, ma ei tea, mingi Meelik, et mul vend ei saanud minna, et lähme. Ma mingi okei, lähme. Ma isegi ei jõudnud guugeldada, kes see on, mis see on, mis sorti muusikat ja see toimus Uus-Laines. Nii et me läksime sinna, Meelik tuli lavale ja ma mäletan, et esimese loo ajal ma vaatasin oma sõbrannal otsa, ma olin mingi, kuidas me neid enne kuulnud ei ole. See oli nii hea, ma ei teadnud mitte ühtegi laulu ja ma ei tea, 10 minutit into the show ma laulsin asju kaasa. Kas sa isegi seda Tuju laulu ei teadnud, see, millega nad Eesti laulul läksid? Mitte ühtegi. Mul ei olnud nagu mitte ühtegi teadmist nendest, aga see on minu Meeliku loo algus. Ja mina tean seda, et Rain Parve, kes on Meeliku üks liige, ma mäletan teda koolist, aga ma pidin olema reaalselt mingi 7 years of age ja ta pidi olema siis täiesti lõpetamas, sest ma tean, et minul ja Andres Kõpperi on 10 aastat vahet. Okay. Nii et ta pidi olema siis umbes täpselt mingi overlap seal koolis, siis pidi olema nagu. Ja ma lihtsalt mäletan tema nägu. Ja see on nii veider. Ja siis ma mäletan, kui nad Eesti laulul esinesid, ma tean seda venda. Aga see on see kõige parasotsiaalsem suhe, et temal pole õrna aimugi, et mina üldse siin maamunal eksisteerin. Aga sama minu meelest, ma mäletan, et neid pandi Eesti laulul kogu aeg mingi viimasele kohale. Nendes... Ma ei teadnud, et Eesti laulul käisid. Jaa, selle Do you know what I mean, selle lauluga läksid Eesti laulule. Aga ma arvan, et see on lihtsalt paratamatult, et see lihtsalt kõnetab teist osa inimese hingest ja nagu see ei olegi niisugune Eesti laululik. Ja ma arvan, et selles suhtes ka, et kõik oli lihtsalt segaduses. Et miks nad siin on, et juba hakkasid, nagu muusika alles hakkas ja juba nad laulavad. Ja juba kaasa laulma, me peame tanssima ka, nagu see on liiga palju ühele eestlasele. Ja, aga kontsert oli selles suhtes nunnu või üldse niimoodi, et Kultuurikatel oli selle Meeliku ja Arkpardi kontsertiks keeratud vastupidi. Ehk see toimus seal üleval trepist üles saalis ja ma olen harjunud, et kui sa kõnnid sealt küljeustest saalis sisse, siis lava on vasakul. Ja. Aga seekord oli paremal. Mis tegelikult, ma ei tea, mulle juba selles suhtes meeldis, et siuke tunne oli, nagu ma ei oleks seal varem käinud. Natukene oli siukene nagu uudsus. Kusjuures ma ei teadnud, et see oli teistpidi pööratud, sest et mul nagu ruumitunnetust absoluutselt ei ole, aga ma tundsin, et midagi oli valesti. Ehk et nüüd, kui sa seda ütled, siis see oli päris loogiline, mul see tunne oli. Ja lihtsalt tavaliselt on lavad ühel pool olnud kogu aeg, vähemalt kui mina olen käinud. Ja siis nüüd oli vastupidi. Aga selles suhtes oli väga tore tunniajane set, siukene mõnusalt põksuv. Minu meelest see on siukene, selles suhtes hea muusika, kus sul on jook käes ja siis sa saad niimoodi. Ja siis vahepeal jook lendab natuke üle, aga see on okei. See on okei, sest et me kõik oleme tulnud sinna täpselt selle põhjusel. See mulle meeldiski. Kõik tantsisid. Me olime oleks meil siis laval olnud, me olime ruumi taga otsas ja tavaliselt on see, et mida kaugemale sa lavast lähed, seda vähem sellist energiat on inimestel, aga kõik tantsisid. Ja mulle on hakanud meeldima minna nagu kontserditel pigem tahapoole. Kas sa tahad rääkida, et kust see kogemus tuli või? Jah, Sigrid, ma tahan rääkida, kust see kogemus mul tuli. Kui me käisime kord enne seda Kultuurikatlas kontserdil, me käisime Sadu kontserdil, shout out Sadu, Laav Sadu, ma mäletan, ma nägin kontserdid tulid müüki, tehtud, ostetud, see oli niisugune väga lihtne, lineaarne protsess. Aga see Sadu kuulajaskond on ikkagi natuke teine kontingent, mulle tundub, et seal Meeliku ja Arkpardi see publik oli ikkagi kõik niisugune, nad teadsid, kuhu nad tulevad, niisugune 20-ndad, 30-ndad viisakad, toredad, lustakad. Hästi sõbralikud. Sadu publik oli minu meelest natukene nagu nad vist olid natukene nagu segaduses, et kas nad on Estonias või Kultuurikatlas, sellepärast, et hästi kurjad oldi minuga seal publikus. Ei, mitte ainult sinuga. Meiega. Me oleme Sigridiga keskmis pikka kasvu ja meid lihtsalt, me alguses läksime taha, siis sealt aeti meid külgede peale, öeldi, et me oleme ees, sest et inimesed meie tagant ei näinud, siis me läksime külgede peale, siis seal... Meie jaoks on ka üliraske see, et meie kõige suurem hirm on see, et me teeme midagi valesti. Reaalselt. Ja keegi ütleb meile midagi halvasti ja siis me ei meeldi neile. Reaalselt. Ja siis me olime külgedel ja siis meile öeldi, et me blokime flow'd ja siis, et me peaksime sissepoole liikuma. Ja siis me hakkasime sissepoole liikuma ja lihtsalt need nagu inimesed vaatasid meid nii nagu
kuidagi nagu õudselt, et nagu mingid, kuidas me julgeme neile trügida, aga me nagu väga-väga proovisime seletada, et me ei trügi, me lasime kõiki ette, kes vähegi nagu tahtsid tulla, aga siis oli üks saatanlik naine, kes vaatas mulle silmamuna sisse ja tegi seda 2 näppu silmadesse ja siis minu poole ja lihtsalt ja täpselt sellel hetkel hakkas see sadu ja ma lihtsalt olin šokis, mul oli siuke tunne, nagu mul on nendes tapjate filmis on vaata pandud see märk külge, et mingi snaiper seal üleval kultuurikatla nende rõdude pealt nüüd teab täpselt, kes ma olen. Ja no esimese laulu ma ei liikunud vist. Aga minu kogemus oli see, et ma ei näinud, et see juhtus ja ühel hetkel mina hakkasin tantsima. Mul oli nagu elu parim elu, on ju. Tantsin seal ja naudin, järsku vaatan paremale ja kajan nagu, ma ei ole kunagi elus näitsin nii väiksena. Nagu su energia, su olek, sa olid nagu kokku tõmmatud lihtsalt. Ja siis ma vaatasin sulle otsa, ma mingi, kas kõik on okei? Ja siis sa mingi, ei. Ja siis ma mäletan, kuidas ma ei saanud ju aru, mis toimus, on ju, ja siis ma tõmbasin su enda ette. Mis tähendab seda, et mina astusin selle naise ette ja ma olen veel pikem kui sina. Nii et see kogemus läks tema jaoks veel hullemaks. Ja ma väga vabandame sellele naisele. Vabandust, kui sa meid kuulad, siis ma loodan, et sa nautisid mu kontserti. Aga sa Satu kontsertil ma nägin, me leidsime vaata publiku seest mul mingid sõbrad ja siis nemad võtsid ka nagu punti ja siis tegelikult nagu see oli väga hea kontsert, mulle väga meeldis, aga jah, see kuidagi lihtsalt oli sattunud niimoodi, et vist inimesed nagu unustasid ära, et seisukontserdil 99% inimesed seisavad ja natukene on nagu siukene nagu natukene sa alati nagu piilud ja traavid sealt ja rohkem sa oled selles õhustikus kui selles vaates. Aga minu meelest just see eriti kui Meelik muutus Argpardiks, lihtsalt see Argpardi muusika on siuke funky. Muidugi, ja. Siis kuidagi hästi vaba oli, mitte ükski küünarnukk ei läinud mulle vastu, nagu keegi ei vaadanud mind üldse kurjalt, kuidagi nagu, ma ei tea, inimesed nagu see ruumi nagu me liikusime kõik koos. Tajuvus oli natukene parem, aga ma arvan, et see võib-olla lihtsalt tulebki sellest, et sa tead, mis kontsert on ja sa nagu suudad juba ennast mõtestada. Ja meil oli ka see, et meil oli päris mitme sõbraga koos, meil oli päris suur grupp inimesi ja me rääkisime endast pareval olevate inimestega, vasakul olevate inimestega, keda me ei teadnud. See oli nii äge energia. Hästi soe oli kuidagi. Hästi soe oli ja hästi siuke kodune. Ja me olime nende väikeste kummipartidega. Iga kord, kui kellelgi part kukkus maha, siis kõik meie ümber said aru, et part tuleb üles leida. Ja siis me olime kõik, panid telefoni flashid tööle. Nii, kus on part? Part on üles võetud, me tantsime edasi. Part tõuksis ülesse ja pidu läks edasi. Pardid ei olnud arad enam. Kuidas sinu Argpardi story on? Argpardis mängivad minu gümnaasiumiaegsed siis paralleelikad ja inimesed, kes olid siis minust kas aasta vanem, aasta noorem, ehk et täpselt need inimesed, kellega ma ka suhtlesin nende gümnaasiumi ajal. Kui nad hakkasid mussi tegema, siis ma käisin juba koheselt nende kontsertitel. Mina mäletan ikka seda, kui Kiisu oli see põhiline lugu, mida kõik teadsid ja ma olen lihtsalt nende teekonda nüüd jälginud ja üli äge on näha seda, kuidas see energia, mis neil oli, kui nad alustasid, on nagu veel paremaks läinud. Aga põhiline on see, et see ei ole ära kadunud, sest hästi tihti on see, et mingi kunagine gümnaasiumi bänd on ju, võib-olla see vibe ühel hetkel kaob, aga ei. Mitte nende puhul. Ja mulle väga-väga meeldis see, ma mäletan ka, et minust esimest korda, kui ma nägin Argpartis, oli Kaagi võimla nagu hoovis. See oli alati kõige veidram koht, kus kontserte pidada, aga nagu nad tegid seda. Ühel küljel on ajalooõpetaja, teisel pool kehalise õpetaja ja siis on Argpart. Reaalselt. Aga jah, ma ei tea, aga ma ütlen, et mul nagu mingi hetk ma ei mõelnud neist üldse. Ja siis ma kuidagi mingi hetk kogemata traavisin taas nagu avastasin ja siis kuidagi hästi-hästi jäid nagu hinge. Minu meelest neil on niisugune väga lahe nišikene. Mis sul lemmik Argpardi laul on? Kummipuru. Kuigi täna öösel, ma ärkasin mitu korda öösel üles ja iga kord, kui ma ärkasin, siis mul peas käis full blasti peal. Tahan armastada nagu filmis. Ja ma ärkasin kell 2 öösel, ma ärkasin kell 3 öösel, 4 öösel ja tead, Argpart oli minuga. Aga mis sinu lemmik laul on? Argpart on 7. Suur voodi on sul. Taustatantsijad, helimehed, kõik te olete seal. Ja mul on silmad kinni. Aga mis sinu lemmik Argpardi lugu on? See on nii nagu mainstream, aga reaalne minu meelest on lihtsalt, ma arvan, et see on kõige ilusam meie ajastu Eesti siukene nagu, ta on ballaad, aga ta kuidagi tuleb hinge seest. Et ma ei ole siukene maailma romantilisem inimene, aga kui on mingi laul, millega ma tahan nagu kellegi peast kinni võtta ja lihtsalt tõmmata enda poole, siis see on nagu see. Kusjuures, aga neil on nüüd ka uued lood tulnud ja uutest minu arvates diivad
on see lugu, mis kuidagi jäi täiega minuga. Ehk et ma kuulasin seda ühe korra, siis ma mingi, oota, ma kuulasin veel ühe korra. Ma mingi, ja siis ma kuulasin veel ühe korra. Mulle väga meeldib see Aalika, see Uju või Upuga. Minu meelest see on niisugune bondikas veits ja minul peas klikkis ära, et äkki Aalika peaks olema Eesti nagu Ray. I can see that. Et nagu ta on niisugune hästi lahe genre hopper olnud siiamaani nagu hästi palju, aga see kuidagi võttis. Ja see laul on selles suhtes hästi kirjutatud, et see lõppeb ära minu jaoks natuke liiga vara. Ja sa tahad veel? Ma tahan veel ja siis ma panen uudsust peale, sest tegelikult ma tahaks, et oleks ükskord veel suuremalt see nagu kogu sound. Aga kontsertil oli mega äge see, et neil oli laval ju Aalika, neil oli Eik ja neil oli Sam. Sam oli wildcard mu jaoks. Ma läksin just see hetk sinna baari poole, et uus jook võtta ja järsku kõik hakkasid karjuma ja ma pööran pilgu, ma olin mingi, kus ta siia jõudis? Jaa, ma nägin teda publikus kusjuures enne, ma olin nagu mingi nii tore, nagu mis iga, boys supporting boys. Ma mõtlesin, et täiesti siuke nunnu, et nii lahe, et päris palju nagu mingisuguseid tuttavaid nägusid oli publikus, aga siis kui ta seal peal oli ja ta sobis sinna nii hästi. Ma eeldan, et selle laulu nimi on Emotikoni, sest et vaata seal laval oli see ekraanil käis see sõnum. Kas see on juba välja tulnud, ei ole ju? Ma otsisin, ma ei leidnud. Ja, sest minu jaoks oli ka täiesti uus lugu, aga ma tahan, et äkki Sammil tuleb uus album, sest et tal ju tuli uus single ja mis värki, et äkki on Sammi albumis hoopis. Vaata, ma ei mõelnudki selle peale, ma mõtlesin, et see peab olema Arkpardi lugu. Jah. Otsa, ma tahaks teada nagu, kuidas Arkpardi need grupichatid toimivad, kuna neid on nii palju. Keegi tahab collab'i teha. Kujutage ette seda nagu Google Calendari virvarri. Teisipäeval kell 8:30 kuni 9 saan mina. Kas sellepärast nad ju teevadki, ma ei tea, ühe kontserti aastas või 2 selles suhtes? Mulle natukene meeldib, et Arkpart on niisugune nagu, ta on niisugune natukene nišasi. Nagu ma tahan, et nad saavutaksid kogu maailma edu, aga natukene mulle meeldib, et see on niisugune nišasi. Ja mulle tundub ka, et kuna me nagu oleme ju nendega algusest peale kaasas olnud ikkagi selles suhtes näinud neid, elanud kaasa käinud kontserditel, siis ma tunnen, et ma on kuidagi nagu ma mõni erilisel kohal vaata. Algusest peale. Polegi teistsugust artisti. Ja ma ütlen, Kultuurikatel oli väga okei selle kontserdi jaoks, aga ma ei tea, kas oli inimeste arv X tüüp, aga nagu mul ei olnud üldse nagu mingit beefi. Ja Kultuurikatlega mul suht tihti minu meelest on see, et küünanukid lendavad, inimesed on ees, natukene kaklev õhkkond on elus, aga seal üldse minu meelest ei olnud. Üldse ei olnud. Mulle ka meeldis. Nii et selles suhtes läheks uuesti. Ma tegelikult käisin Arkpardi kontserdil, kas see oli eelmise aasta lõpus või see oli selle aasta alguses, ma ei mäleta enam, Tartus. Ja seal oli täpselt see sama, et ruum oli puupüsti inimesi täis, kontsert kestis meil 2 tundi. Seekord oli meil on ju vaheajaga 3 tundi ja ma niimoodi nautisin. Ja. Üldse ei hakanud ei väsinud ära ja seda nagu droppi nagu ei tulnud üldse. Me läksime sealt veel edasi ka, on ju. Me mõtlesime, et peame enda partidele ikka maailma näitama. Absoluutselt. Jõudsime siis lõpuks suhtepaari. Kuidas sa seda hindaksid, seda muusikalist kogemust, mis sa seal said? Suhepaari see uus asukoht. Tegelikult mulle meeldib, et see nii-öelda olemise ala on suurem, et seal on selles suhtes, et vanas suhtes oli ikkagi see, et sa kas karjud inimesele kõrva sisse või siis sa tantsid ja seda nagu vahepealset varianti väga ei olnud. Et siin minu meelest seda nagu olemise varianti ja suhtlemise ala on hästi palju rohkem, mis tegelikult on väga positiivne. Aga see muusika, ma ei tea, kas nagu mu oman -4 muusika nagu haridust, et osata öelda, mis nende kõlaritega on. Aga kuidagi minu meelest ta tuleb hästi nii ühest suunast ja need DJ-d, ma ei tea, jällegi -4 haridust, aga nad kuidagi minu meelest üldse ei mõtle läbi seda, et kuidas ühelt laulult lähed teisele. Et see on hästi siukene nagu BPM-id ei ole üldse samad ja need helistikud on ka täiesti valed. Ehk siis on alati, mina tegin seda liigutust nagu keegi lihtsalt võtaks jalaga ja virutaks järgmise laulu sisse. Ja minu arvates inimesed olid ka nagu näha oli, et kõik tantsivad, naudivad, sa saad ennast sinna nagu haripunkti, lugu vahetub, kõik jäävad korraks seisma ja siis tantsivad edasi. Et nagu seal on mingi selline nagu glitch tuleb sinna vahele, mida saaks olla olemata, on ju. Jällegi -4 muusikaline haridus meil siin mõlemad, aga rääkides nii-öelda lihtsalt peol käia kogemusest. Ja, aga nagu ma ei tea ka, kuidas seda nagu paremaks teha selles suhtes, et kas on tõesti lihtsalt see, et nad ei tea, mida mängida, et nad nagu natukene on siukse skisofreeniline olukord, et nagu ruttu peab Hugo Toomi mängima, et plats tõmbas tühjaks, mängime ruttu Hugo Toomi, vahet ei ole, et enne mängisime täiesti midagi muud. Aga natuke on ka see, et minu arvates suhtel ei ole enda seda nagu žanrit,
et noh, kui sa lähed noh, ma ei tea, kui sa lähed halli, sa tead, mis sa saad, on ju. Kui sa lähed Ida raadiosse, sa tead, mis sa saad. Kui sa lähed Mökusse, sa isegi tead, mis sa saad. No paradoksaalsel kombel on see, mis sa suhtes saad. Sa saad siukse virvarri erinevatest asjadest, mis on siuksed hopping, aga see vist ajabki mind natuke segadusse. Mis teatud hetkedel see täiega toimib. Seal on ka ju erinevate muusikastiilide pidusid ja kui ma lähen sinna selle teadmisega, et meil ongi need sellised Roosa Manna klišee, teame kõiki sõnu, laulame kaasa laulud, siis ma olen selleks valmis, et need üleminekud on halvad ja see muusikate vahetus on võib-olla natuke selline šokeeriv, aga eelmine kord, kui me nüüd käisime, ma ei teadnud, mis see pidu on, ma ei teadnud, mis see muusika on. Aga see oli neljapäev ka, nii et see oligi natukene siuke wild card. See oli meie viga. Aga jah, no ütleme niimoodi, et aga samas tegelikult ma väga kiidan, ma tean, et Eestis neid öölokaale hoida on päris keeruline ja tegelikult kõik respekti kunagi 1000 aasta pärast, kui mul on aega või raha, siis ma rääkisin ka, et ma teen siis klubi nimega Lahku. Et siis saab minna suhtesse ja kui suhe ei keri, siis saab minna lahku ja kui sa oled liiga kaua seal lahku faasis olnud, siis sa võid ruttu suhtesse joosta. Kiirelt tagasi. Paneme kirja. Kui keegi sponsordada tahab, siis piip. Aga jah, ma ei tea, me läksime sealt edasi, läksime karaoket laulma. Meil oli nii eventful, meil oli nagu muusikaliselt täidetud päev. Aga see oli see siukene hing oli lihtsalt täidetud ja tahtsid minu meelest siuksel baastasemel vaibida, aga minu meelest see karaoke tegelikult tuligi sellest kohast, et natukene skisofreeniline oli seal suhtes olla, vähemalt mul. Et ei osanud seal nagu olla ja siis mõtlesime, et okei, lähme kusagile, kus me oskame olla või me teame, mis on standard ja see on põrandal. Me teame, mida teised pakuvad, me teame, mida meie pakume. Kusjuures seekord oli küll see, et me läksime sinna sisse ja inimesed, kes laval laulsid ime hästi. No nad ikka selles suhtes peltisid neid nagu, noh. Kuigi minu eest natukene kriminaalne või nagu me peaksime nagu helistama valitsusele ja ütleme, et kriminaalne on karaokes laulda järjest mitu nutulaulu. Sest et see oli küll see, et On Another Love ja siis sealt edasi sellesse Billie Eilishi What Was I Made For ja natukene on see, et sa istud seal lauas ja sa mingi täiesti pekkis. Ja siis me ootasime Hollaback Girli. Kuidagi see hing läheb nii nagu põhja ära, et hästi, noh, see, kui oleks see mingi Say Something I'm Giving Up on you, täpselt see energia, et ma ei tea, kuidas see Hollaback Girl tuleb siis peale seda. Aga sellest draamast me natuke võtsimegi kinni ju järgmise päeval ka, sellepärast, et me ärkasime hommikul üles, mõtlesime, et mis me teeme sellisel peojärgsel päeval, tahaks midagi mõnusat, lähme kinno. Ja me otsusime siis minna meie teada romantilist komöödiat, The Drama või eesti keeles Hõissapulmad vaatama. Tahaks näha selle tõlki ja notese, et film The Drama Hõissapulmad. Et nagu, aga võib-olla see on tegelikult kuidagi suunatud sellele, et nad teavad, mida Eesti publik tahab. Ja. Et meie meelest ka mõtlesime, et lähme siis The Draamat vaatama, kategooria romantiline komöödia, kõik pildid, Roosa Manna, Musi, Zendaya, Robert Pattinson, Kiisu-Miisu, kõik siuke energia ja oh fuck! Nagu tee selle informatsiooniga, mida tahad, aga kui sul on vaja näha mingit positiivset, õnnelikku Roosa Manna filmi, siis see ei ole see film. No me ei käinud üksinda, või kahekesi. Meil oli ka squad kaasas ja üks meie sõbrannadest proovis ka enda siis kutti meiega kinno kaasa saada ja ta partner siis vaatas neid pilte ja treilerit ja ütles, et tead, liiga vähe plahvatus ja ma ei tule. Ja poole filmi pealt ma pöörasin ümber, sest et ma istusin siis Kaja ja Karo ees kinos ja pöörasin ümber ja vaatasin neile otsa ja ma olin mingi, ta oleks ka pidanud tulema. Filmis on plahvatused. Lihtsalt, et sa teaksid. No tegelikult jah, nagu ma oleks pidanud teadma, sest et selle filmi tegi A24, mis on produktsioonistuudio, mis tegi ka Charlie XCXi mockumentary't ja Marty Supreme'i, et ma ei tea, miks ma nagu kunagi arvasin, et sellest saab tulla mingisugune Roosa Manna 90s, Devil Wears Prada, mida iganes. See oli nagu, Zendaya ja Pattinson, ma ei nagu mingi wow!
see on imeline kombo, see on ilus, see on nagu, see ongi hõissapulmad. See oli, aga selles suhtes, et mega hea film, sest ma ei ole olnud nagu, ma ei ole kunagi maksnud 13 €, et nii ärev olla 2 tundi järjest, aga see on tegelikult hea filmi nagu käekiri, et ma olin täiesti locked in ja lihtsalt pool ajast olid mu pöidlad mul nende oimukohtade peal, sellepärast, et mul oli nii ebamugav. Oli küll, jah. Ja ma tundsin seda kõike nagu hinge tasemel läbi. Laias laastus, mida te peate tegema, on see, et kõik algab relatiivselt rahulikult, hakkabki suht roosamanna. Hakkabki roosamanna. Aga oluline samm enne seda, kui üldse film hakkab, on see, et ostke endale mingit snäkki kaasa, sest et minul oli pakk komme ja ma ütlen teile ausalt, see stress eating. Ja see oli suht jõhker. Need kommid esimese mingi 15 minutiga ära ja pärast seda ma tundsin, et mul oli lihtsalt rinnus olid valud, nagu mul oli see ärevus nii laes. No ma ostsin popcorni ja ma võtsin need chopsticksid kaasa, et ma ei sööks kõik nagu esimese 5 minuti jooksul ära ja see enam-vähem toimis, aga ma ütlen ausalt, ega ma poole filmi ju viskasin need chopsticksid ära ja läks ikka pesaga. Kes mõtleb, miks Kajal oli chopsticksid, siis see on tema lustaka aprilli 3. päev, täna 4. on ju. Lustaka aprilli 3. päev oli see, et süüa siis chopsticksidega popcorni. Jah, et ma ei sööks kõik nagu esimese 5 minuti jooksul ära. Aga see oli vale film, millega see oli väga vale film, millega seda teha. See töötas muidu väga hästi. Ja selle popcorni süüa chopsticksidega oli üllatavalt kerge. Või nagu see oli üllatavalt sujuv. Aga jah, see film, seal on üks suur plot twist, mida ma igaks juhuks ei hakka nagu ära rikkuma, et see võib-olla on nagu Ameerika ühiskonnas natukene nagu relevantsem teema, aga samas paratamatult, ma ei tea, minu meelest, kui film sai läbi, siis vist elus esimest korda mina nägin, et kõik jäid nagu oma kohtadele ja keerasid kohe oma sinna seltskondade poole. Nii, kas sa arvad, et see oli nii hull, kui nad selle filmis näitasid, et nagu see oli? Pluss ka see, ma ei ole tõesti ammu käinud filmi vaatamas, kus inimesed olid nii elavad filmi vaatamise ajal. Teine paralleel, kus ma seda sama kogesin, oli Zootropolis 2. ja ma vaatasin seda Eestis ja võt, selle osas ma olin ka mingi, wow, et inimesed nagu naeravad, elavad kaasa. Ja see sama juhtus The Drama ajal. Nii et ma ei tea, mis see paralleel siin on, aga eestlastele sobisid need 2 filmi. Ma ütleks, et tegelikult Drama oli natukene samas kastmes kui Täiuslikud võõrad. See, oled sa näinud Täiuslikud võõrad? See on see Arun Tamme film, mis vist Itaaliast kohandati ümber. Et see selles suhtes, et hästi suur osa sellest filmist keskendub siis nagu inimeste kaldkriips sõprade omavahelisele dünaamikale ning lõpuks nagu viitab sellele, et kas kõike peab teadma. See on selles suhtes ühine joon. Ja ka see, et kui sa küsid, kas sa päriselt tahad teada ja kas sa päriselt tuled sellega toime, kui sulle öeldakse midagi, milleks sa ei olnud valmis. Aga kellele sa soovitaksid seda filmi vaatama minna? Ma tegelikult soovitaks ka neile, kes arvavad, et neile meeldivad ainult roosamanna filmid. Sest et see võib olla äge kogemus, midagi natuke uut roosamanna kastmes, aga samas ma julgustan ka neid kutte, kes ütlevad, et tead, ma vaatan ainult filme, milles on plahvatused. Mine vaata! See jõhker, ma just ütlen seda, et seal filmis on üks jump scare, mis on nagu kogu saal lihtsalt. Ma ei teadnud, et mul on üldse siuksed lihased, mis mind istumise pead lae alla viskavad nagu. Me olime lukssaalis, see oli ainuke aeg, mis meile sobis, me pidime lukssaalis olema ja me olime kõikide toolid olid alla pandud, ehk et me olime seal niimoodi juba pool pikutad, natuke tudus on ju, ja see jump scare, ma lasin jalad alla. Ma olen mingi, et mul on vaja praegu püsti olla. See oli imeline, aga see oli ikkagi nagu, sellepärast, et see ei olnud nagu see jump scare, mis sa arvasid, et see tuleb. See oli nii ootamatu, aga see sobis nii hästi sinna ja lihtsalt, ei uskumatu nagu. Et ma arvan ka, et seda filmi tasuks. Ma nagu alguses, mu esimene reaktsioon oli see, et issand vaesed inimesed, kes lähevad teidile seda vaatama, aga samas teisalt ma lihtsalt ütlen, et ma arvan, et see paradoksaalselt on veel parem. See ei ole see film, kus sa salaja loodad, et hakkate oma kaaslasega musitama. Sest ma ütlen, et peale umbes 6. minutit ei ole mitte ühtegi korda selles filmis, kus minu esimene instinkt on see, et tahaks musitada. Mu näpud on oimu külgede kõrval kinni, ma reaalselt on blokitud, ma blokin selle musi välja ära. Musid ei saa sisse. Ei saa sisse täiesti, do not disturb, silt on nagu ukse peal. Samas, kui see oleks see esimese teidi film, siis see kindlasti tõstatab teemasid, mida ma arvan, et suht alguses peabki käsitlema. Ma arvan, et see on täpselt siukene, et kui sul selle filmi järel tekivad väga suured arvamuslikud lahkhelid, siis suur tänu Robert Pattinsonile ja Zendayale, et nagu tõid selle nagu probleemi kohe alguses nii-öelda lavale.
ja ma arvan, et see on kõik, mis me selle filmi kohta praegu rääkida saame, ilma et me spoiliks kõik olulised detailid ära. aga kas läheksid uuesti vaatama või? Kas on juures? Ja kas on kinofilm või see on kodufilm? Ma tunnen, et see on kinofilm. Ma arvan, et see sobib hästi ka kodufilmiks, aga kinofilmis see kui sa lähed sinna, kui sa oled valmis minema sinna, et kogeda midagi, siis kinos vaadata draamat on täpselt see, et sa tunned seda nagu hinge, kõhu, selgroo nagu kõikidel tasemetel. Pluss see heliline pool selles filmis on imeline. Hästi ilusad värvid ja hästi ilus montaaž ja kõik oli ka. Et tegelikult on ikkagi suht kinofilm, aga väga okei on ka telefilmina. Sest näiteks me vaatasime ühte teist filmi, seda Ryan Goslingu filmi, mis on see Alpha, That's the one, Alpha. Ryan Gosling must be Alpha. Hail Mary. Okei, ma ei ole seda veel näinud, aga ma just rääkisin eile sõbraga, kes me kohtusime pärast kinopoes Minirimis ja ta käis Hail Mary't vaatamas ja me käisime ta draamat. Ja siis ma olin mingi, millest sinu film rääkis? Pood juba hakkab kinni minema, meil on 2 minutit, ta on mingi kosmos, astronaut, fantaasia. Ja siis ta oli mingi, millest sinu film rääkis? Paugud, abielu või suhted? Ja siis meie teed läksid lahku. Aga see on täpselt see, et nende 3 sõnade peale, meil ei ole vaja üldse kinoreklaame, lihtsalt Sigrid ütleb 3 sõna, ise otsustad. Aga ma vaatasin, siis seda Alpha-filmi vaatasime kodus ja see on süükene, et mulle kodus tegelikult see ei meeldinud. Minu meelest see oli nagu natuke, nagu osad inimesed ütlevad 10-10, minu meelest see oli suht süüke USA peeru huumor, aga kosmoses. I really want to see it now. Aga see on täpselt süükene, et kuna see on kosmoses, sa tead, et see kinos oleks mõjunud värviliselt ja heliliselt kindlasti palju paremini, et me vaatasime seda kodus ja siis ma olin natukene nagu silm nagu twitchis natukene. Ma tunnen, et selliste raskemate filmide puhul ka, kui ongi selline, kas see kontseptsioon on kuidagi nagu väga utoopiline või lihtsalt keeruline, siis kinos on kergem keskenduda. Minu jaoks miks ma jälle Alfa tahan öelda? Alfa Romeo. Mis see on nüüd? Hail Mary. Minu jaoks Hail Mary oli nagu Interstellar meets The Simpsons. Okei. I'm intrigued. Sure. Ma lähen vaatama. Okay. Ma loodan, et selle nimi oli Hail Mary, nagu maybe I totally made it up. Ei, see täiega on, aga lihtsalt minu jaoks kõik need kosmosefilmid on mingi Ave Maria, Alfa Romeo, nagu kuidagi alati on, vaata, siukene nagu seda hõngu, kõik need Interstellar, The Martian, mingi kõik on siuksed. On küll. Ja, et also need kõik nimed on ka mingisugused iPhone'i, vaata need default background'ide nimed. See planeet, mis nagu mingi keerleb sul seal telefonis. No täpselt nii. Aga tead, ma arvan, et on aeg teha midagi julget. Teeme midagi julget. Sa vist oled julgem täna kui mina, nii et... Ma ei tea, jah, vaatame, kuidas läheb, et mitte, et tänapäeval, kui su telefon heliseb ja on võõras number, mis sa teed? Ma tavaliselt guugeldan hästi kiiresti, et mis number see on ja kui ma ei leia vastust, siis ma ei võta vastu. Ma teen nagu... Mul on pandud telefon enamasti Do Not Disturbi peale, et mul on ka aega guugeldada, aga nagu tegelikult see on nagu halb. Või selles suhtes, et ma arvan, et kui palju päris normaalseid kõneid ma olen nagu vahele pidanud jätma. Aga ma ühe korra sain selle scam-kõne ka. Okay. See, et sul on tulnud pakk ja PIN 1 ja PIN 2, mul tuli ära see. Aga see oli nii usutav. Ma ei tunne üldse nagu ma ei ole üldse kriitiline nende inimeste suhtes, kes langevad selle küüsi, sest see oli nii reaalne. See oli nii reaalne. Kogu see asi oli nii reaalne lihtsalt siis, kui ta ütles, et et Smart ID-ga pead oma isiku confirmima, kuna me redirectime selle sinu teise pakiautomaati. See plott oli ka nagu enam-vähem okei taktiga. Aga siis, kui tuli PIN 1, ma olin nagu mingi väga seksikalt businesswoman, karjäärinaine ja lihtsalt Not today. Aga me mõtlesime ka, et selleks, et natuke siis võib-olla harjutada inimesi sellega, et vahepeal võib suvalisi numbreid vastu võtta ja sellest võib tulla midagi ägedat ja head. Me mõtlesime, et helistaks ühele inimesele täna. Ja me mõtlesime, et helistame, vaatame, kas ta võtab vastu üldse. See on hirmus ja me ei pane üldse pahaks, kui ta ei võta.
aga me siis mõtlesime, et me helistaks ei kellelegi muu kui Karl Wilhelm Valter ehk siis Argpart. Argpardi siis esilaulja. Jah, et miks ma arvan, et ta võiks vastu võtta, me käisime koos koolis temaga, on ju. Eelmine nädal nägime teda F-hoones. Meil oli väga lahe vestlus, tal on väga lahe koer, Boston. Miks ta võib mitte vastu võtta, on see, et minu viimane Messengeri sõnum temale oli 2018. Ja meil ei ole ta numbrit, nii ja me mõtlesime läbi Messengeri helistada ja vaadata, et mis juhtub. Ma ei tea, kuidas see... sa saad enda mikri juures siis... Ma arvan, et jaa, et see on ikkagi... Ehk siis on aeg ületada telefonihirm. Kõneminutid incoming. Kõneminutid incoming. Igatahes, oota, me siis helistame talle ja ma ei tea, vaatame, kuhu see kõne läheb. Issand, kui intensiivne. Mul on endal natuke nagu pinge peal. Miks see on alati nii? Tere! Issand, kui malbe hääl on sinul! No see taastub alles. Oi, jõhker! Arusaadav. Me tahaksime alustada ühe hästi suvalise küsimusega ja siis on paar sisulisemat küsimust. Esimene suvaline küsimus on, kas sina oled täna hapu või koor? Täna on asi on ikka päris koorene. Koorene? Väga hea, siis me oleme sarnases kohas täna sinuga. No, väga hästi. Mis on järgmine küsimus? See on okei, šokifaktor. Me siin proovime vaikselt oma telefoni hirmu ületada, nii et see tuleb väga hästi välja. Aga kuidas sulle kontsert meeldis? Kas sa nägid meie parte? Teie parte ma kontserdi ajal ei näinud, aga ma nägin väga ägedat riili. Ja mul tekkis kohe küsimus, et mis seal kõik selle pardi sees peetud oli. Ma saan, kontserdipilet oli seal siis küljes. Jaa. Te vist tegite makseid sellega kuidagi ka või? Me proovisime. Partid ei läinud läbi? Kahjuks ei läinud läbi, jah, aga me proovisime. No, Arenguruumi on järgmine live, siis juba saate seda toodet. Jah, meil olime ikkagi algajad insenerid. Oi, mun telefon ei taha, et ma räägiks temaga. Kas see lõpetas kõne või? Jaa. Vot kui sujuv. No vähemalt te teate, et see on laivis nagu. Appi. Proovime uuesti. Meie vahele tuli lõhe. Sideprobleemid tuli. Kuhu me jäime? Et meie pardid. See on nii naljakas, sest meie, vaata, kui sa oled seal saali tagaotsas, me tahtsime minna taha. Meie siin nägime küll väga hästi. Meie nägime siin väga hästi. Ja me mõtlesime, et raudselt on näha, aga tegelikult me olime suht taga, sest meile meeldis. Me tahtsime tantsida ja me ei tahtnud riskida, et meie küünarnukid kedagi häiriksid. Kas taga oli natuke rohkem ruumi? Nagu tegelikult oli ikkagi suht packed, aga me rääkisime ka, et Argpardi publik on mega, sest et ma ei saanud mitte ühegi küünarnukiga vastu nagu nägu. Ja kõik olid hästi... Ainult kehasse? Ainult ribidesse? Ainult ribidesse. Ei, vibe oli lihtsalt nagu mega. Et me oleme käinud mingitel kontsertitel, kus paratamatult vaata astutakse jalgade peale, ei ole nagu võib-olla see vibe, aga me rääkisime võõraste inimestega ja tore oli. Ma arvan, et see on kõige parem kokkuvõte. See on ju Eestis erakordne. Absoluutselt, aga üks kiire küsimus ka, et mis on su lemmik Argpardi lugu, mida laivis esitada? Seal on mitu vastust. No kindlasti sel laivil oli Sammiga meie see uus laul ja Aalikaga uus laul. No, need olid nagu, mis endal on kõige põnevam. See Sammi laul oli jõhker. See oli selline ootamatu, ma loodan, et see oli selline üllatus, see publik läks minust täiesti katki ikkagi, kui Sam lavale astus, sest me niimoodi nagu kõigepealt oli nagu ekraanil, siis kõik olid nagu mõtlesid, et mis asi see on, ja kui ta lavale hüppas, siis eks publik ikka katki, see oli nii äge. Ja selle laulu kindlasti saab kuulda ka nüüd äkki suvel. No nii. Lissitud, et siis saab seda nautida. Okei, kas me võime küsida, mis selle laulu nimi on, sest et me siin proovisime... Ära arvata. Mis teie pakkumised on, see on väga huvitav. No me mõtlesime, et äkki on emotikon. Jaa, mina mõtlesin emotikon. Bingo. Vot, aga see oli mega lõbus. Kui sa praegu ütlesid, see oli sulle ka ootamata, ma mõtlesin, et okei, Sam tuli lavale ja tõid kõik nagu mingi okei, hakkame siis koos laulma. No meil oli ikkagi iga
peaaegu iga moment sellest laivist oli ikkagi põhjalikult ette ja läbi planeeritud. Et selles mõttes väga palju me seekord üllatuseks jätnud, aga no ikka tuleb seal ka lavale ikkagi neid endale ka üllatusi ja et selles mõttes on lõbus, et minu kollektiiv on nii, kõik on nii nagu andekad ja me oleme ikkagi nii palju aastaid kokku mänginud, et see selline improviseerimine ja selline spontaansus laval on ikka, et see on mega lõbus on endal. Mis see vanem Arkpardi laul on, mis teile meeldib esitada kõige rohkem? No ma võib-olla ikka peaks seda nagu filmis. Seda on lihtsalt nii lõbus nagu laulda ja eriti kui see rahvas ju kõik kaasa laulavad ja see on nagu hästi võimas. Aga võib-olla endalt jälle nagu niuke instrumentaalne siuke muusika poolest on Vabandame. Mis võib-olla meil nagu bändiga on nagu kõige sellisem lõbusam. Ma reaalselt mõtlesin, et kui ma peaksin tatoveerima midagi kehale, siis nagu filmis, nagu need 2 sõna on täpselt see, sest ma olen täpselt see inimene, kes sõidab autoga ja ma kujutan kõiki maailma asju ette, välja arvatud seda, mis päriselt seal teel juhtub nagu. Et tead, kui sa sõidad Tallinn-Tartu maanteel, siis vahepeal tulevad need asjad, et sa oled natukene liiga vasakule läinud, et see on suht tihe probleem mul nagu. Aga hakkad teelt kalduma, jah? Jah, sest et ma kujutan ette kõike muud, nagu ma oleksin filmis. Aga kui me kujutame... Võib-olla oleks siis vaja Teslat või mingit seal joonte vahel, et siis on rohkem ruumi seal. Aga kui me kujutame nüüd tulevikku ette nagu filmis, siis kas meil on lootust teid sellel aastal veel laval näha või? No sel aastal on üks kindel võimalus on meid näha Treski festival. Ma nägin seda reklaami Instagrami sees. Et see on üks kindel ja ma ära iial ütle iial, aga praegu konkreetseid kindlaid plaane rohkem ei ole. Aga sellest me võtame kinni ja kuule, aga sinuga oli mõnus rääkida. Jah, huvitav, mis seal nendes Kaagi sööklates peitub, et nii ekstravertsed inimesed sealt teisest otsast välja tuleb, aga... Ma ei tea, aga see Meelik ka on ju, et midagi need kokadedid seal tegid õigesti vist. Reaalselt. Shout out Kaagi kokadedid. See on see külmkaste. See on see külmkaste. See on see 2 korda piiks. Tavai, aga mega lahe, et sa vastu võtsid. Aitäh, et sa aitad meil telefoni hirmu ületada. Muidugi, toome tagasi telefonikõned, aitab sõnumitest. Aitab sõnumitest. Ja sellel tundel ei ole ematikani, aga võib-olla kõnes sa vähemalt häälest midagi kuuled. Ma arvan täpselt nii. Mega tuus oled. Aitäh ja näeme varsti. Näeme. Tšau! Kuule, see toitus jummala hästi lambist. See oli selline väga poolik plaan meil, mis me mõtlesime, et proovime ära ja õnneks vedaset vastu võttis. Mul reaalselt see, miks see ära katkes, on see, et mul on pandud... kõneaeg sai otsa kõneaja segmendi ajal. Ei, mul on see pandud telefoni peale, et kui ma olen tund aega sotsiaalmeedia äppidest, annab mulle teada, et sa oled tund aega sotsiaalmeedias, et sa nagu ise otsustad, mis sa selle informatsiooniga edasi teed. Ma peaaegu alati panen ja panen ja lähen edasi, aga see tuli täpselt siis. Aga ma arvan, et selles suhtes on hea tõesti, et nagu keegi ei saa väita, et see on AI, sest et see oli nii kaootiline praegu. Ei, cancel! Tahame rääkida. See on alati nii mingi nagu sükene natukene üleolev ka, et sinu sotsiaalmeedia aeg on läbi. Ei! You can't tell me what to do, kuigi ma ise panin selle piirangu endale peale. Sa tegeled sotsiaalmeediaga nii palju ja sa proovid ikka seda limiteerida tunnil ajal. Ei, no, see on kahepoolne asi tegelikult selles suhtes, et natukene on ka see, et minu screen time, eriti tööpäevadel, sest et mul tööpäevadel on telefon peaaegu alati lahti, sest et ma ekspordin mingi mida iganes, on ju. Et ma olen natukene aksepteerinud, et minu elu hetkene aeg ongi see, et mu screen time ongi õudne, aga samas see teeb mind minu töös heaks. Ai, see on pekkis. Vaata. Sest et mul on ka natuke paha praegu olnud, aga me võime vaadata, mis meil nagu päriselt on. See on, tead, et kui ma käisin sõber Holger, mul on laevakapten või peaaegu tulevane laevakapten ja siis me tegi meile tuuri sellest laevast, kus ta töötab ja ma olin hulga poistega ja spordipoistega, mis on veel hirmsam ja nemad näitasid mulle oma screen time'i ja see oli reaalselt mingisugune tund. Oi.
nagu no ma vaatasin praegu, et mul on ikka praegu olnud natuke kõrgem kui vahepeal ma olin selline tubli 3-4 tunni peal, praegu on ikka 6. See võib ka tuleneda sellest, et ma olen mega palju praegu teinud videoid, pilte, meil on need eventid, kus me käime, ma proovin seda selle kaela ajada, mitte selle kaela, et ma lihtsalt scrollin TikToki ja Instat. mu screen time on nii suur, et iski näita mulle seda. Oota. 24. Kas sa lihtsalt panid otsingusse või? Panen lihtsalt screen time, jah. That's what I did, aga okei. See on 2 sõna. Nii. 8 tundi. 8 tundi, okei. Aga see on enam-vähem kui tööpäev, ma räägin, mul on telefon lahti, näiteks mul mingitel hetkedel number 1 äpp on Bolt, mis on nagu, kui keegi teine suudab 8 tundi olla Bolti äpis, siis palun helistage mulle nagu. Aga ma olen natukene aktsepteerinud, et ma olen selles ajastus, kus mul ongi suur screen time ja ma tegelikult ei tunne ennast nagu väga halvasti selle üle. Et ma tean, et ma olen väga võimeline seda välja lülitama ja ma nüüd lähengi üle-järgmine mingit reisile ja seal ma arvan, et see võiks isegi miinustesse minna. Aga jah, selles suhtes, et see on ikkagi jõhker. Aga mis sa arvad, kas puhkame natuke silmi ja kuulame kõrvadega või? Sest vahepeal on tegelikult tulnud mingeid ägedaid uusi lugusid välja, mida ma tean, et mõndasid sa oled juba kuulanud. Ma olen olnud väga off the grid ja ma ei tea nendest uutest lugudest mitte midagi. Nii et me mõtlesime, et äkki teeks sellise muusika kuulamise minuteid, et vaadata, mis vibe need lood meil annavad. 2 ebapädevat, ebamuusikalist, lihtsurelikku inimest kuulavad muusikat ja vaatavad, mis võnked tulevad. Kas Shazam läheks klubis lahti või ei läheks? Vot see on hea. Või kuskil vaata vahel on see, et sa oled kuskil avalikus kohas, kellelgi teisel on hea laul ja siis sa hakkad nagu jooksed Shazamiga sinna ja loodad, et need viimased 4 sekundit on piisav, et ta nagu kasutaks selle ära. Ja, et jumala eest ei peaks kellegagi rääkima, et küsida, mis selle laulu nimi on ju, et siis me alati jookseme. Ja, aga laias laastus tehke veel muusikat või selles suhtes, et mega lahe on see, et tehakse, et kõik tehke ja kõik, kes teevad magamistubades biite, pange need ka ülesse. Ja, saame neid siin kuulata ja reitida. Nii, aga alustame siis äkki siukse kollektiiviga, nad vist on kollektiiv, nagu Pitsa. Pitsasse kuuluvad siis Kohver, Reket, Boy Pepperoni. Boy Pepperoni. Mis see muidu suhe sul nendega on olnud? Mul püsisuhet ei ole. Okay. Selline juhusuhe, kui vahepeal tuleb, siis tunnen ära, kuulan, ise väga palju ei kuula. Ma isegi ei teadnud, et neil uus album tuli. Minu teada seal albumis neil on veel inimesi, kes osalevad. On ju, päris mitu erinevat. Aga sa oled juba seda albumit kuulanud? Mina kuulasin seda autos otsast lõpuni. Mis sa arvad? Minu meelest selles suhtes, et see oli väga hea sükene suve tiksu muusika, aga mul isiklikult nagu liiga kiiresti seda nagu save-nuppu ei tulnud. Ma arvan, et see nagu minu jaoks see nagu natukene läks samasse auku nagu eelmise aasta see Vaiko ja Nuplu EP, aga samas see Vaiko ja Nuplu EP kuidagi, nendes oli natukene seda, et võtame käest kinni, laulame kaasa ja minu meelest sellel mul väga seda nagu põksu kaasa ei tulnud, aga ma olen täiesti kindel, et see on sükene väga hea nagu suvine kuskil väljas mängib, aga tegelikult laseme sulle mingit asja. Kas teeme niimoodi, et ma lihtsalt näpuga panen? Ja... Ei, sina siis ütle stopp mingi, et sina ei ole kuulanud? Stopp. Nii. Siin siis reidime Pitsa laulu suvaliselt. Okei. Prinsessi silmtäis mehed ekstaasi, eksled maast taevas seas jääd jälle tagasi. See päev on mõeldud sulle. Aga see on, mul ei ole seda meeles, see on isegi nagu vaibim, kui need... Okei, see on täiega koor. See on koor, jah? See on koor. I take back everything I said. ei kuule ning vaikselt nutab anna aega. Anna aega. Anna aega. No see on mõnsa. Endale. Anna aega. Ta võid natuke kerida keskele poole ja vaata nüüd. See valus ju kõik nii äkki juuli.
kas sa ütled ära, kes see lisaartist on siin laulu peal või? Ei. Okei, ma ka ei ütleks. Ei. Aga ta on Famous. Mis asi? Famous. Famous, okei. Aga ütle, mis selle loo nimi on? Anna aega. Anna aega, okei. See tegelikult oli suht koor praegu. See oli koor, see mulle meeldis. See mulle meeldis, see kuidagi, aga see tundus ka nagu vaibim kui need teised, mida ma olen kuulnud. Mhm. Aga võib-olla ma pean ikkagi uuesti kuulama. Vaata, mingite lauludega tegelikult on see, et sa pead seda mitu korda kuulama ja ma ei tea, mis ajukeemiline protsess on sellega. Aga see oli praegu suht vaib. Kui see muutub tuttavamaks, siis see on kuidagi nagu pehmem, kodusem ja mõnusam, nagu aju peab vähem töötama seda kuulates kuidagi. Et, aga see praegu täitsa mõnsa oli. Teeme ühe siit albumit veel ja liigume. Nii. Aga keri kohe kuskile keskele siis. Kerime kohe kusagile kes. Sirjatud toa võtme listi alla, vaata mis kell on, ronime passeki alla. Asapessoonad olen lugenud muidu, aga mitte kohe peale tuleb udetudu, nii et free solo minu näo nii välja, mul on show oli õlis nagu kuu oli lõvis, let's go. Tiksun meremehe kaksidega, lasen topsidega kõiki sinu apsi. No see on see, mis ma mõtlen nagu... Okei, ma saan aru selle tiksumise mõttes, nagu et see on see tiksumuusika. Aga kus juures, nagu, I don't wanna say it, aga nagu täiega koor, jah? Aga võib-olla see on lihtsalt see energia, mis meil praegu siin on. Ja. Võib-olla on täpselt seda, et ma kuulasin seda autos, aga võib-olla hall oli õues ja siis ma nagu ei saanud õigele tasemele. Aga sa ütlesid ka, et sa autos oled nagu filmis kogu aeg. Jah, võib-olla ma ei keskendunud, jah. Äkki sa mõtlesid halbadest asjadest ka, jah? Jah. Okei, aga üks album tuli veel, oli album on ju Maria Kallastu. Maria Kallastu albumil tuli. Seda mina ei ole ka kuulanud veel, nii et teeks sealt ka ühe sellise suvalise valiku. Anna mulle ülevalt 3. laul. Ülevalt 3. laul, kus juures mul on sinna pandud tikk. No nii. Mõnus pikk intro saab DJ setis. See on täiega selline juunikuu. Sa lõpuks pääsed kodust välja. No. Mulle meeldib see, ma tunnen, et see on selline... ma ei ütleks, et see oli praegu koor, ma ütleks, et see oli selline natuke lahjendatud koor, aga siiski koor. Minule meeldib sinus, et selles on siukest hyperpopi vokaali siukest vibe'i, siukest Pink Pantheresi natukene nagu. Keskendusin väga palju praegu sõnadele. Mulle väga-väga meeldis see beat, mulle väga-väga meeldis selle selline vibe ja see, et see pani kohe mind nagu tantsima, aga sõnadele keskendudes oli natuke siuke lahjem. Mulle see album muidu väga meeldib tegelikult, väga soovitan, aga saame siit minna järgmise palani. Mina nägin Instagramis, et Andreasel tuli uus lugu välja. Ta on päris mitu aastat olnud nüüd eemal, minu teada vähemalt, minu allikad ei valeta. Ja ütleme nii, et minu allikad võivad vahepeal olla aegunud. Spotify ütles, et 2023 on just viimane. Nii et kuulame tema kuulame, kus mina ei ole ka seda kuulnud, nii et see on täiesti toores praegu. I'd close all the doors and stay behind them. See on täiega Conan Gray energia. Tunnen avokaado toasti lõhna. Oi, siin on mingi trumm. See ei ole trumm, aga... Siin on mingi trumm. So I'll just pretend that I'm not See on jälle selline pehme koor, ma ütlen sulle. See on siuke pehme koor, jah. Nagu... Aga siuke muusika teeb mind alati natukene kurvaks.
jaa, ma nõustun. aga ma tean, et mõndadel inimestel on just see, et see on see mina hommikumantlis oma kohvi joomas, aga mul alati teeb niisugune muusika natuke kurvaks. Aga ma olen ka see inimene, kes ma olen täiesti võimeline ärkama hommikul üles jooma kohvi, kuulama hard technot ja olema nagu mingi milline imeline hommik. Ma tunnen ennast nii rahulikult. Minu rahumuusika on techno. Ja kui ma pean tegema mingit kirjatööd, kui ma ülikoolis olin, siis ma kuulasin alati, see oli mu concentration music. Et me võib-olla, aga jällegi algus andis mulle täiega Conan Gray vibe'i ja mulle väga meeldib ta muss, nii ma kujutan, et see on üks nendest lauludest, mida, kui sa kuulad õigel hetkel, kui sa oledki kurb ja sa tahad olla väga kurb ja sa paned see peale, siis ma arvan, et see on täiega koor. No võt, aga kuule tõesti koorene päev on niisugune tänanud, sest Meelik oli koor, Argpart on megakoor. Kui te ei ole Argparti, kui nagu Argparti ei ole veel nagu kuulatud, siis ma soovitan. Ja kõik, kellel on nagu natukene raskusi oma sõpradele uusi laule tutvustas, pangest peale. Jaa. Ma olen suht kindel, et enam... ütle, et see on Argpart. Jaa, pane peale ja siis ma olen suht kindel, et nagu tegelikult sellest nagu haaratakse kinni. Jaa. Ma nõustun sinuga. Okei. Aga... Nii tore on kogeda. Nii tore on kogeda ja nii tore on elada ja nii tore on see, et meil on need võimalused käia ja teha neid asju. Ja ma tunnen, et praegu on 4. aprill ja ma olen vähemalt 5 aprilli asjad ma olen juba ära teinud. Jaa, ei, aga tegelikult see väljas käimine, kodus väljas käimine ja asjade kogemine ja teadlikult asjad, ma vihkan seda sõna teadlikkus, mul tegelikult korraks tuli natukene niisugune sõnaga teadlikkus, sest minu meelest seda kasutatakse üle. Aga samas teadlikult siis ikkagi nagu kohtades käimine ja mulle väga meeldib see ingliskeelne lause, et having fun is so fun. Having fun is so fun. Ja ma tunnen, et see ongi see, mida me praegu proovime teha ja mis me ka siin tahame teha ju. Having fun is so fun. Having fun is so fun. Ja jah, ma arvan, et me vaatame, kuidas siin vaibid on, aga me lihtsalt siin Sigridega mõtlesime, et kuna me oleme siuksed inimesed, kellele need... Kogu aeg on midagi öelda. Kogu aeg on midagi öelda ja kogu aeg on kuskil käia ja joosta ja hüpata ja proovida. Et võib-olla keegi kuuleb ja mõtleb, et okei, tegelikult tahaks ka minna. Ja see oleks nagu mega lahe ja nii on. Ja ma loodan, et võib-olla siit saab selle lükke, et kui veel ei ole käinud kuskil eventidel Eestis, siis minna ja käia ja loota, et äkki me ka siis mõni nädalavahetus räägime nendest ja siis on justkui siuke tunne, et saad enda sõpradega seda arutada. Jah, ja saad karjuda, et issand jumal, minu meelest see oli nii halb. Kuidas teil pole üldse maitset? See on nii hapu! Kuidas teile meeldib see? Cancelled! Aga ma arvan, et paari nädala pärast uuesti või? Ma ei tea, vaatame, mis toimub. Vaatame, palju elu elada on vahepeal. Vaatame, paljud inimesed blokivad mu numbri ära nüüd, et nad teavad, et ma hakkan neile helistama. Ja kui paljud sulle saadavad enda numbri? Mulle võib alati numbrit saata. Okay. Aga ma loodan, et imelist pühapäeva, jah. Püsib koor.